Tere, siin Tauno. Selles videos räägin ma teile sellisest kohast nagu Bitly. Bitly on siis veebilehekülg, kus on võimalik teha veebiaadresse palju lühemaks. Selleks, et Bitlyt kasutada, läheme aadressile bitly.com ja teile avaneb selline lehekülg. Nüüd üks võimalus on kohe panna oma veebiaadressi üles reale ja saate kohe lühendatud variandi. Aga proovime järgi. Mina kasutan siis lühendamiseks ühte Google Drive'i dokumenti, mis on sisult iPadi äpi tarises, aga näete, et Google Drive'i või Google Docsi veebiaadressid on väga pikad. Aga teeme siis sellest copy ja paneme selle siia Bitlysse paste ning klikime siis nuppu Shorten ja näeme, et tehti selline lühike aadress. Siia klikkides saame näha seda, parema klikiga saan kopeerida, proovime, kas töötab ka. Ja tõesti, töötab ka see lehekülg. Nii et sellised lühikesed aadressid on väga kasulikud. Nüüd Bitlyl on veel üks suur eelis, et sisse logides saame muuta selle aadressi veelgi mõistlikumaks. Aga proovime seda. Klikin Sign in ja login siia sisse. Sisse logimisel on veel see eelis, et saate oma veebiaadressi siia koguda, mis olete lühendanud ja neid salatisid kätte. Aga proovime nüüd uuesti seda sama aadressi lühemaks teha. Teen sellest copy ja panen selle siia samme ülesse paste, aga seekord siis sisse logitult ja avaneb selline aken. Nüüd koheselt pakutakse meile uuesti siin sellist varianti, aga vajutame siia pliiatsi peale ja näete, et saame ise seda muuta. Näiteks panemegi selle aadressi nimeks iPadi rakendused ja vajutame Enterit ning tõesti, nüüd on selline aadress bit.ly iPadi rakendused. Kopeerin seda ja proovime, kas see ka töötab. Tõesti, töötab ka selline aadress. Nii et soovitan kasutada seda võimalust, sest et saate tõesti ise endale mõelda lühemad korralikud aadressid. Aga proovige järgi. Aitäh vaatamast!